No alustame kullavõitjast Martin Loost. No kodukamaral on hea võidu kihutada, kui nii kõvad konkurendid kõrval on. Milline hinnang tänasele sõidule? Hinnang on üldiselt väga hea, et olud olid rasked, porised, et selline nagu üks tsüklokross enamasti ongi. Et jooksukohtusi oli mitu tükki ja muidu oli ka, et pori oli korralik, tehnikat tuli hoida ja vaadata, et tehniline mingisugune aps ei rikuks sõitu ära. No oli pidevalt ülevaadega sõidu käigust. Vaatasin Peeter Pruus suhteliselt lähenenud viimastel ringidel sulle, kuid ilmselt oli asi kontrolli all. Minu arust oli kontrolli all, ma ei tea, kuidas teistel tundus. Aga muidugi, et ikkagi viimased 2 ringi ratas oli juba ka päris raske ja eks ikka siis juba natukene hakkad mõtlema ka selle peale, et siin nüüd lõpus mingisuguse lollusega hakkama ei saaks, et üritada ikka kindlalt enda ja ratta üle finišijoone tuua, et oluline oli see, et edu oli piisav, et ma ei pidanud väga nagu kartma, aga loomulikult, kui oleks nüüd midagi ära lõhkunud refi keti, et siis kindlasti ei oleks seda kuldset medalit täna tulnud. No oled mägiratta Krossis juba aastaid liikunud ka suures karussellis. Millised mõtted tsiklokrossi formaadis minna suurde karusselli? Miks mitte, et võib-olla kunagi täitsa võib proovida, et iseenesest ala mulle meeldib, et muidugi kui nüüd päris profidega hakata võidu sõitma, siis tuleks kindlasti ikka valmistuda ja trenni teha rohkem nagu ka selle suunitlusega, et praegu ikkagi puhtalt siin hooaja lõpus natukene lihtsalt võib öelda, pikendasin hooaega, et tegin paar võistlust kaasa, et seal tase on ikkagi kõvasti kõrgem aga ei välista, et vaatab, et mis võimalused ja kuidas nagu asjad lähevad edaspidi. No aitäh sulle, Martin, ilusa etenduse eest ja usume ja loodame, et sellel aastal näeme sind veel võidu kihutamas Feudal tsiklokrossi karikasarjas. Ma arvan, et kahjuks vist ei näe, et võtan siin natukene selles mõttes aja maha ja puhkan, et mägiratta kalender siin hakkab päris varakult peale, et juba märtsikuus on esimene maailmakarika etapp, et natukene tuleb kergemalt ka võtta ja siis hakata jälle uuesti nii-öelda seda asja üles ehitama, et paraku niimoodi päris aastaringselt nagu ei jaksa ja väga ei taha ka ainult võidu sõita. Veel korra palju õnne! Aitäh! Peeter Pruus, on hea meel taas kord Eestimaa pinnal võidu kihutada. Oled üle maailma erinevatel sõitudel kaasa teinud, hiljaaegu Hiinas väga kõrge 6. koha maanteesõidus välja sõituna. No sinu selline hinnang tänasele sõidule ja kas hõbemedali teenimine oli võiduks või oli kaotuseks täna? Ei, eks ma medali järgi tulin ja tulin siin natuke Martinit kiusama ja eks Kaspariga ka siin mõtlesin, et läheb raskeks aga ma olen rahul, et oma tegin ära, et see formaat nagu minu jaoks kõige kergem pole, et peaks rohkem natuke harjutama, et see tund aega pingutust nagu maanteesõidu pealt siia tulla ei ole kõige kergem, et kohe esimestel ringidel tõmbasin natuke kraanid kinni, et kui Martiniga kaasa üritasin minna ja et lõpus nagu läks natuke paremaks ja võtsin oma tempo ja proovisin kohta hoida, et päris vinge oli tegelikult. Kas hooaeg 2017 on tänase võistlusega nagu lõppenud või tuled Feudali etappidel veel? Ja ma arvan, et ma tõmban ka siin joone alla, et pikk hooaeg on olnud, et eelmine aasta lõppes novembri lõpus ja nüüd on juba oktoobri keskpaik, et võtan ka siin paar nädalat rahulikult, et on võistletud kõvasti, et üle mingi ligi 70 starti see hooaeg, et ma arvan, et see on piisavalt ja et puhkame ja järgmine aasta uue hooga jälle, et siin jälle hakkame oktoobri lõpus või novembri algus üles ehitama ja ilmselt samuti märtsis umbes võistleme jälle ja et niimoodi. Kas järgmisel aastal endiselt Rietamo Panka Riga profitiimis või on mingi teine profitiim sinuga diili teinud? Ilmselt Rietamoga ei jätka ja suure tõenusega jätkan paigimaailmas üldsegi, et sellest lähinädalatelt täpsemalt, et praegu midagi täpsemalt ei saa öelda. Selge on selge ja edu sulle! Tänud! Kaspar Austa, no sina oled oma karjääri jooksul nii palju medaleid võtnud, et ise üle lugeda ei jõua. Eelmisel aastal hõbe, Martini järel täna pronksmedal. Oled rahul?
No väga rahul, et niisugust ässade vastu, ega mul siin väga püssirohtu ei olnud. Esimesed 2 ringi oli okei ja siis sain oma kangi ära ja nii ma lõpuni tulin. Selge, no ilmselt järgmisel aastal näeme Kaspar Austat jätkuvalt rattasadulas siis juba 36 eluaastat turjal, aga eeskujud on Eestimaal olemas vanemategi ratturite näol, nii et ilmselt Kaspar jätkamas. No kindlasti jätkan, et teen seda treeneritööd ja selle kõrvalt on aega endal ka ju võistlustel käia ja trenni teha, nii et kindlasti. No Seudali karikasarjas ilmselt eelseisvatel etappidel kaasa löömas oled. 2 varasemal aastal võitsid karikasarja ilmselt ja 3. aastat järjestikku võitu. No ma praegu ongi see seis selline, et ma käin poistega, pean nagunii käima, et seda treeneritööd teha, et kui ma juba kohal olen, siis ma selle ratta välja ajan, et kuigi ma olen juba 2 nädalat puhkanud võrreldes siin teiste konkurentidega, aga ma sõidan selle hooaja vaikselt lõpuni, et trenni väga nagu niisuguse mahuga enam ei tee, mis nagu siin suvel ja sügisel, aga rahulikult tiksun ära ja vaatame. Veel korra palju õnne ja aitäh! Tänud!